aega fokusseerumiseks. Mul meeldis vana rahu. Kõik on pidin rohkem väsi jõudma eile, aga põhiliselt mul on samas kohas. Hästi lammutama. Kise on lapse lammatanud, et lapse kisa ei segaks nende armurööle. Nii oli tema raamatustegi. Loode küljeldanud seisab meeldetuletuseks kristlastele, kes on meie maad tule ja mõõgaga alistanud, nagu räägitakse, mis tegelikult ei ole nii. Aga võhtlamehed olid selle peale väga vihased seal külas. Ja olid lausa tseremoonia ajal tõstnud häält ja karjunud, et aga miks meie Kadrimaeti surnuaia müüri taha. Ja enne teda oli kirikuõpetajaks Hasselblatt, kelle rist see oli Varude mõistus ja kogudus on kogu esimees. Ja kõrvutasin, sest vaadake, kirik põles meil 41. aastal jah, põles kirik ära, kuna hommik ei ole just kiriku inimene, aga käisin kontsertidel ja üldiselt on meil väike kogudus ja kirikuõpetajad siin ei püsi pärast oli kirikuõpetajad jälle oli 2 konkurses olnud Kaitseministeerium. Jõuame. vägevamaid värvaid, mida ma elu olen näinud ja võib-olla neid ei ole, aga minu vaimustus muidu kahandab väga see, et tagant sisse. Et selline teenindus oli siis. Aga jah, siis juba lõppes internaat ära ja siin said korterid siis õpetajatele antud, kuni viimase ajani olid siin õpetajate korterid ja kolhoosiga siis oli ta Virumaa muuseumide käsutuses. Sihtasutus siin hõlmas kõik need kohalikud väiksed muuseumid ja tegi siis oma tööd siin 5 aastat. Inimesi, kes hoidsid võib-olla meest kõrvale 20 aastat, ei taha ju keegi oma elust raisata tsaariarmeele. Neid äravargajaid oli siit metsad täis ja neile metsavendadele oli ka vaja toitu ja ma ei tea, kas sellesse konkursi oli mõni teine. Sa oled siia? Oota, ma tulen välja. Las inimesed tuleb välja, siis sa võid siis tagasi minna. Filmi. Sa nüüd jälle. Aga keegi
mingi pildista veel ju. Nüüd lahti läks näit nägu. Ma ei tea. Seksipoosi. Seksipoos või? Seksipoos ei ole joke. Jaa, kes niimoodi tegid. Kas ma täna käisin? Mine käisin seda kottama ja kütata siis. Kas koeraga võib tulla? Ella ei taha praegu. Lähme meie vanast sööklast läbi, kus me vanasti sõime. Et siis me riisusime, rohisime, korjasime ja tegime kõik. Tasuta töö või? Tasuta töö ei olnud, jah. Meil samamoodi sellised. Ja riigi poolt on survestatus täiesti olemas. Tähendab, riigi plaan näeb ette, et külakohtades jäävad 6. klassini koolid, linnas on põhikoolid. Ja meil on siis mõttes Raevallast ja Raevallas oli, kuna ta on nüüd Tallinna lähivald, meil on nagu hoopis teised mured ja teised teemad. Sees on siis üks väike mõnus maiustus, siis meil on ka äkam on siis Kurnaküla logoga, mis siin peal on siin sees ka olemas. Mis tegi rõõmu, et võib-olla kõik ei pannud kaitseluba 11.3. teha, aga kohati on see ka õige, sest igale poole päris küprokit ei ole mõtet panna, eriti sellistesse. Jah. Aga me täname Üllet. Ja jõudu jätku. Ja rõõm on alati see, kus meil külalisi. Eks Ene räägib pikemalt meile sellest Kurnast. Võrdluspildi siis meie küla ja Jatsis. Lausa niimoodi, et võrdluspilt tuleb. Ohoo! Vähemalt natuke. Aga meil on siin ilusaid kohti palju, nii et üks Kurna võib nagu teise kanti üle kolida. Aga meil ongi juhtunud niimoodi, et Karin ongi. Karin on üle kolinud. Me võtsime Karin ära, mis te vastu loodate pakkuda. Valele poole kolis. Aga vist laseme siis... Ene siis paneb oma tehnika üles panema. Niga võite tülja. Ma teen tehnikaga ikka. Aparaadile. Aga võib-olla siis Kurnaküla vanem teeb sulle väikese ristküsitluse enne, kui Ene teeb võrdlusmomendid. Ainult üks küsimus, näed, siin on nüüd külakogukond ka koos ja kuidas teie oma Kurnat siis eesti keeles siis käänate, väänate, pöörate? Et kas ta on teil Kurna, kas ta on teil Kurna või ta on teil Kurna? Eesti keeles nagu omastavas käändes või?
Kas te räägite nagu kas te räägite pehmelt? Kust pidi tahad ikka on kurna. Te räägite tugevalt. Nimetavas käänduses, vaid on ka omastavas käänduses. Näiteks minu perekonna nimi Aasamäe on ka omastavas käänduses. Ja eesti keeles pidi olema ligi 30% kohanimesi ja perekonna nimesi, mis on mitte nimetavas käänduses, vaid omastavas käänduses. Et ma saan aru, et ei ole kunagi valesti öeldud, kas sa elad nüüd Kurnas või sa elad Kurn. Jah. Et siin on ka, meie oleme nagu leidnud selles suhtes konsensuse. Siis oled meil. Jah, pärast hakkasid seda ei ole hea koha võtnud kohe söögilaua taha. Muidugi. Gunnar tabas mind üle kuu aja tagasi ükskord poe juures ja võttis nööbist kinni, ütles, et oleks vaja abi. Et kes see muu meil võiks rääkida kui mina. Et olen muuseumis töötanud ja olen siin hariduse seltsi eestvõttel juba 4 aastat mööda külasid kasutanud mingi toreda seltskonnaga. Meil on nimelt olnud plaan läbi käia, matkata kõik meie vallakülad. Ja seniks enne koroonat jõudsime siis 44, natuke vähem, A, B või C. Et igal küsimusel oli 3 võimalikku vastust. Ja see, kas ta vastas õigesti või valesti, sõltus sellest, kuidas tema kuulas alguses enne seda päeva algust tehtavat informatsiooni. Iga küla kohta tuli siis teha niisugune väike tutvustus või ratastega. Meil oli nagu 2 varianti võimalik. 10-11 kilomeetrit sai keset suve see päev nagu pikk. Ja igast tarust siin ta on. Laiuvad põllud ja kivihunnikud ja mõned metsatukad ja mõned tarud ja mõni on lagunenud, mõni ei ole lagunenud. Et umbes niisugune iga jutsa. Nii, esimene küsimus. Et on siis 2 Kurna küla siin kaardi peal ja Kurna, Harju Kurna ja Viru Kurna. Peamõis ja siis ta oli Karjamõis oli Lehtmõis. Ja selle mõisa kohta üldse ka ma sain teada, et ta on tegelikult üks niisugune huvitav mõis, mille omanik on kunagi olnud sama nimega mees, kes on ise suurema osa maad, nii et on tekkinud sinna vahele mingi uus küla. Ja see on vist üks kõige uuem küla seal, kas üldse Eestimaal või Rae vallas üldse. Rae vallas kindlasti, aga jah, et ainult 7 aastat vana vist. Selline väga suunaliselt ja loode kagusuunaliselt läheb Tartu maantee, siis meie Kurnast läheb läbi Aseri tee loode edela suunaliselt ja Mahuste läheb siis tee siit näete lääne poolt, et mis on see vertikaalne. Kusagil vaja paigutada ka teenijaid ja siis töölise ja siis see paremal küljel, mis olev hoone on või see tiib, see siis ehitati kiirekiiresti juurde. Nii et tegelikult on nagu ta L-kujuline mõis, mille igas otsas on siis sisustanud Jaapani päraste tapeetidega ja Jaapani päraste mööbliga, siis temal oli ka selline idee, et ta istutas siia mõisa auringi ette Jaapani nulu. Et selle mõisa eelmise pildi peal oli üks veel näha uuest ja surma. Nii, kes veel pakub, kas te Rae omad ise teate? Minu arust on siit võetud see Taani vappi sümboolika. See on nagu, et ta on Harjumaa. On punane ja Taani vist. Aga mis on see must? Värv. Kunagi ei olnud Harjumaa. Vist teate vähe oma vallast veel. Tõesti, väga pingi. Nimelt teie kiriku juures on üks tähtis mälestusmärk. Veski on kunagi olnud. Jah, siis nad said nii palju sellest ikkagi kas just innustust, aga nad nägid, et ei ole mõtet seda ka siis maha tõmmata, vaid lasid teha uued punaväed lihtsalt panid ka selle põlema, sest ta oli lihtsalt mingi aeg seisnud ja... No aga tundus, et see vist jookseb
kohe liiva, nii et ega eriti nagu selle kõige kõrgema jutule ei pääsenudki ja asi jäi praegu siis soiku, et vaatame, mis elu edasi toob. Et igal juhul põnev ajalugu on seal olnud ja Kalvi mõislikust on juttu siin. Külaelanikud on teda mäletanud ja temaga seotud asju nagu üles kirjutatud, nii et sellest ma mõne sõna toodi ja mõisad, need maad andsid siin sellepärast, siin on need dokumendid, kui mõisas sai ära osta, need on meil kõik veel alles, aga siis oligi niimoodi, et Tõniselas sai üleval. Ja, et sa meelde kartulit vannkooki ei öelnud, aga külmavõetud kartulitest. Kevadistest külmavõetud kartulitest. Ja koju pealt välja suur. Maitsega see küll võis olla. Väga hea mahus, jah. Ta proovis järgi teha, külmutas sügavkülmas ära. Eli oli isegi nii entusiast. Ristisaa oli jõukas mees, hobuseparisnik ja Jüri Pärn oli ta nimi. Ja kui Ristisaa külla tuli, siis oli alati suur sündmus, aga nemad tegid parasjagu neid taitsik ja kooke ja häbenesid, et vaene majapidamine ja peab sihukest asja sööma. Ja siis ema oli ära keelanud, et ei tohi Ristisaale rääkida. Aga kogemata tuli ikka välja ja siis oli suur pahandus. Varastada järsku meil läheb ka kunagi sellist asja vaja. Et väga hea mõte näidata inimestele konkreetselt asju, nii et. Ja et tänane päev on meil olnud väga sisukas. Siis tänu just Enele. Lapsed ootasid pikki silmi, et millal me sinna siis Kurna jõuame. Nüüd lõpuks me jõudsime. Ja muidugi, et meil on ka omalt poolt siis üks väike kingitus Kurnaküla poolt. Näed, siin on, ma pööran seda pidi meie logo ja siin on mõningad asjad veel ja täiendavaks kaalu tekitamiseks on siis eriline mesi veel siin sees. Mesi otsas. Näed. Seal on veel seda. Aga hetkel ma kuulan nüüd meie küla sellist soovi ja palvet ja ma ei tea mida iganes, et kuidas me edasi käitume, kell on juba koju lähme. Kell on 3:30, et kas me sõidame nüüd Õkva Võrla koju või? Jaa, aga sõidame Suurpeetris. Et meil on läinud kuidagi uskumatult tihedalt ja pikalt, et võib-olla pooled asjad nüüd küll tegemata, aga seda me teeme siis järgmine kord. Ei, ka pooled ei jää. Ei jää. Aga kas me lõpuks, meil on oma slogan, ma loodan, et teile ka see sobib. Et meil on selline slogan nagu Kurna. Ja kui me kõik koos, Viru kurnakad ja Harju kurnakad ja seda lõpetuseks, siis järsku ongi ilus lõpp tehtud. Tähelepanu. Kurna! Teist korda. Kurna! Ja kolmas kord. Kurna! Elagu teile! Ja siis oli nii, et oli kaevu puhastamine. Ja läks siis kasulaps kaevu ja pidi siis seal midagi tegema, aga sinna ta jäi. Ja siis muidugi oli suur ehmatus ja läks peremees ise järele, et vaatab, mis juhtus lapsega. Ja lõpuks tuli sulaspoiss põllult ja tahtis siis neid mõlemaid päästa minna gaasi. Nii et selline kaev on Kunnal. Kas see on see sama, mida sa ütlesid ärgi seal on? No siis on meil õige. Kus sul Tõrnakook oli? Näed, viimane.